Läheme siis edasi meie programmiga. Meie järgmine esineja on Triin Kahre, pereterapeut Triin Kahre, kes räägib mõlema vanema tähtsusest lapse jaoks. Tere hommikut! Mul on äärmiselt hea meel siin olla. Täna teie ees rääkimas sellisel teemal nagu mõlema vanema tähtsus lapse jaoks. Ja kui ma mõtlesin, mida siin täna rääkida, siis paratamatult läksid mu mõtted minu enda vanematele. Mis tähtsus on neil olnud minu jaoks? Kui ma mõtlen oma isa peale, siis meenuvad mulle õhtud, kus isa meile õega unelaulu laulis või hommikuti riisiputru keetis või kui ta meid perega suviti mere äärde telkima viis ning lõkkel kukesuppi keetis. Isa õpetas mind nautima vaikust, hindama haritust ja haridust, märkama võlu ja ilu ka kõige lihtsamates asjades. Mäletan seda tunnet, mis tähendab, kui isa on minu kõrval, nii nagu siin pildil. Siis tundus kõik alati kuidagi julgem ja kuidagi kindlam oli olla. Kui ma koolis püüdsin anda endast kõik, et hästi kirjandeid kirjutada ning kui õpetaja minu püüdlusi ja pingutusi ei märganud, siis isa pidas ikkagi minu kirjutusi sügavateks ja arukateks. Ta uskus minusse. See tähendas mulle palju ja leevendas mu pettumust ja kurbust, et ma polnud siiski kellegi arvates piisavalt hea. Ma tean, et mu isa armastas ja armastab mind senini, isegi kui ta seda sõnades ei väljenda. Ma arvan, et ta lihtsalt ei osanud. Tõenäoliselt võtsin ma sellest nii mõndagi oma ellu kaasa, sest pidin hiljem täiskasvanuna palju pingutama, et õppida oma tunnetest aru saama ja julgema neid väljendada. Hoolimata sellest teadsin ma oma sisemuses, mis on hoolimine, sest ma olin seda kogenud. Oma emast. Kahjuks see pilt on seal küll valepidi, aga ma arvan, et te saate aru. Mis mulle meenub minu emast? Mulle meenuvad kolmekäigulised lõunad, õunakoogid, kodused õunamahlad. Emale meeldis ja meeldib siiani süüa teha. See on tema viis hoolida, kui ta mulle taas mitu purki mahla ja moosi koju kaasa annab. Kui ma olin väike, siis mu ema tegi palju tööd. Ta jõudis palju. Praegu mõtlen, et mingis mõttes meenutan ma teda ennast. Ka minul on kalduvus ennast tööga üle kuhjata ja kui see ka väga huvitav on, siis ennast sootuks ära unustada. Olen pidanud õppima, kuidas puhata ja aega iseendale võtta. Õpin siiani. Ema õpetas mulle iseseisvust. Ma tean, et ta usaldas ja uskus minusse. Ema tähtsus on tegelikult ajapikku muutunud minu jaoks palju. Just täiskasvanuna olen oma ema kohalolu ja toetust veelgi rohkem tundma hakanud. Ta on olemas minu ja minu laste jaoks. Ma tean, et ma saan teda usaldada. Ma näen, kui palju ta isegi praegu oma väärikas heas ennast pidevalt täiendab, milline on tema elu tahe ja soov hakkama saada. Paneb mind mõtlema, kas ma ka kunagi nii suudan. Just ema on õpetanud mulle eluraskusi mitte pelgama ja uskuma, et ma kuidagi saan hakkama. Ja siin vahemärkusena, kui ma eile neid mõtteid oma armsa kaasaga jagasin, siis ta ütles mulle, Triin, et aga sa jätad siit mulje, nagu su vanemad oleksid olnud ideaalsed või et need suhted oleksid olnud ideaalsed. Et tegelikult ju enamasti nii ei ole ja nii inimestel ei olegi reaalselt. Ja mul on väga kahju, et ma sellise mulje püüan siin jätta, et tegelikult see ei ole üldsegi nii. Sest ka nende elus on olnud oma tõusud mõõnad ja need suhted minu ja nendel omavahel ei ole olnud sugugi alati roosilised. See, mida ma tahan öelda kõige sellega on see, et mis ma kunagi olen nendelt kaasa saanud, on üle sellest kõigest. See on minu sõnum. Miks ma seda kõike siin räägin oma vanematest? Sest mu vanemad on mulle tähtsad omal erineval moel. Nad ongi erinevad. Mõlemad oma tugevuste ja nõrkustega. Tean, et olen mõlemast midagi oma ellu kaasa võtnud. Palju head,
aga ka seda, millega olen pidanud elu jooksul tööd tegema. Mis aga on tähtis, on see, et ma olen neid mõlemaid tunda saanud, tunnetanud nende olemasolu ja kogenud nendega koos olemist. Ma olen pool emast ja pool oma isast. Nende mõlema tundmine annab mulle võimaluse tunnetada tervikut, tunda ennast terviklikumana. Ma tean paremini, kust ma tulen, kes ma olen, kuhu tahan liikuda. Tunne isa hoolimisest kannab mind senini. Tunne, et mu ema usaldab mind ja mind väärtustab, kannab mind senini. Kõik see on andnud mulle vundamendi maailma avastada ja selles julgemalt toimetada. Nende tähtsus minu jaoks kannab ja hoiab mind. Ja ma loodan väga, et ma saan selle vundamendi anda edasi ka oma lastele. Ma näen oma tööpraktikas sageli, kuidas vanemad ise alahindavad enda tähtsust oma lapse jaoks. Ja see kurvastab mind väga. Eriti juhtub seda siis, kui peres on olnud lahutus, millega paratamatult kaasneb häbi, kurbus, pettumus, valu. Mis isa ma olen, kui ei suutnud oma peret koos hoida? Tõenäoliselt ongi mu lastel parem oma emaga. Miks mu laps peaks tahtma minuga suhelda? Need on vaid mõned laused isa suust, kes juba aastaid Soomes elab ja aeg-ajalt koju tulles lastel külas käib. Ta ei tea, et tema 15-aastane poeg on sageli mõelnud, miks isa temast ei hooli. Isa ei oskagi selle peale tulla, sest ta pole kunagi ise kogenud seda, mis tähendab isa kohalolu, mis tähendab isa hoolimine ja toetus. Ja nii ongi tal raske aduda, miks ta võiks olla oma pojale tähtis. Ta ei tea ega mõista enda väärtust. Ka ema ei ole osanud ega taibanud isaga kontakti võtta. Ütleb, et pole pidanud seda oluliseks. Ja ma mõistan ka teda, sest ta ise on kasvanud isata. Kus saabki ta võtta uskumuse, et isa võiks olla tähtis? 5 aasta pärast on see sama noormees 20 ja ta saabub mu vastuvõtule. Elus esimest korda mõtiskleb ta tõsisemalt oma paarisuhte ja isaks olemise teemal. Tal on suur soov olla oma lapsele hea isa, kuid tal on ka sügav hirm. Kuidas seda teha, kui endal mudelit ei ole? Julgustus sellest, et vanemaks olemist on võimalik õppida, rahustab teda veidi. Või perekohtumine, kus 13-aastane neiu teatab oma isale, kes temast juba mõnda aega eraldi elab. Ma kirjutasin oma perest ennast välja, kui ma olin 7. Siis, kui sa kodust ära läksid ja midagi ei seletanud. Mul ei ole sellest ajast saati enam peret. Selle tüdrukul polnud aimugi, et isa lihtsalt ei osanud talle kuidagi seletada, kui raske tal oli oma paari suhtes olla. Parim lahendus sel hetkel tundus olevat lahkuda ja mida aeg edasi, seda vähem julges isa tagasi tulla. Häbi oli. Isa ei teadnud, et sel hetkel varises selle oma tütre maailmast osa kokku, sest see neiu oli 6 aastat kandnud endas uskumust, et ju oli viga temas, et tema tegi midagi sellist, mis isa eemale ajas. Miks muidu isa, kellega enne oli olnud tore mängida, mürada, kallistada, ühel päeval enam seda kõike ei teinud? See kokku varisenud maailm oli selle tüdruku sees tänini. Ainus viis sellega toime tulla oli valu alla suruda ja õppida iseendale toetuma. Paraku on see ühe lapse jaoks karm viis maailmas hakkama saada ja pärast tema järjekordset suitsiidkatset jõudsid nad minuni. See isa ei teadnud, kui oluline ta tegelikult oma lapse jaoks oli ja siiani on. Tema enda isa polnud teda kunagi sülle võtnud, teda hoidnud ega kallistanud. Mistõttu tal polnud aimugi, kui oluline oli see, mida ta oma väiksele tüdrukule oli kunagi andnud ja millest ühel hetkel oli ta ilma jätnud. Oli selge, et tegelikult igatses ta oma tütart väga, kuid hirm ja häbi olid tugevamad. Aga ta oli julge mees ja rääkis sellest nüüd. Kunagi pole hilja. Need on vaid paar näidet sellest, kui olulised on vanemad oma lastele. Ja seda isegi siis, kui vanematel pole õnnestunud oma paarisuhet hoida või muidu elus hakkama saada. Lahku saab minna partneritena, kuid mitte kunagi vanematena. Laps on oma vanematega emotsionaalselt seotud elu lõpuni.
see, kuidas vanemad lapsega suhestuvad ja lapse jaoks olemas on, kujundab lapse nägemuse iseendast, teistest inimestest ja kogu maailmast. Laps justkui imab kõik oma lapsepõlve kogemused endasse ja sellest moodustub filter või prillid, läbi mille ülejäänud maailmaga suhestutakse. Kui vanemad on lapse jaoks olemas olnud, temast hoolinud ja teda armastanud, tunnetab laps ennast väärtusliku ja armastatuna. Lapsel kujuneb uskumus, et ta on armastust väärt ja et inimesi saab usaldada ja neile toetuda. See mudel tuleb kaasa tema ülejäänud suhetesse ja nii julgeb ja oskab ta ennast ümbritseda inimestest, kes temast hoolivad, kes teda austavad ja kes teda väärtustavad. Ta usub, et maailm on tegelikult üks turvaline paik ja nii kordab see laps neid samu situatsioone, mille sarnaseid ta varasemalt on kogenud. Ühel päeval on tal endal lapsed ja nii kandub see hoolimine ja armastus edasi ka neile. Täpselt sama toimub vastupidisel juhul, kui vanemad mingil põhjusel lapse jaoks ei ole kohal, ei suuda või ei oska tema eest hoolt kanda. Laps ei suuda mõista, et võib-olla on vanem depressioonis ja ei suuda ka endagagi toime tulla, veel vähem siis lapse eest hoolitseda. Laps ei saa aru, et alkohol kui haigus on sõltuvus, mis ema või isa temalt ära röövib. Laps loeb sellest välja, et tema on see, kes pole piisav ja armastust väärt. Ta võtab seda kõike isiklikult ja omistab kogetu iseendale. Maailm on tema jaoks ebaturvaline paik. Inimesi on pigem mõistlik mitte usaldada ja nende headusesse mitte uskuda. Sellise negatiivse minapildiga läheb ta oma ellu ja nii pole ime, et ta leiab endast tihti suhetest, kus ümbritseb inimestest, kellega ühel hetkel samamoodi tunneb nagu oma vanematega. Väärtusetu ja ebapiisavana. Ta usubki siiralt, et nii on sobilik teda kohelda, sest ta ei tea, mis tähendab teisiti. Meenub mu klient, äärmiselt intelligentne naine, kes alles nüüd teraapias on aru saanud, mis tähendab iseenda väärtustamine, enda vajaduste eest seismine, enda tunnete väljendamine ja kui teistmoodi on elu, kui ta ise seda juhib ja seda enda soovide järgi elab. Seda kogemust ta oma lapsepõlvest kaasa ei saanud. Ja nii ei olnud tal ka oma pikas kooselus võimalik päriselt mõista, kui raske see tegelikult on ja tegelikult üks suhe ei peagi nii keeruline olema. Seega julgen öelda, et me vanemad on meiega teadvustamatult kaasas ka aastaid hiljem, kui me tahtmatult pereelus mineviku kogemust kordame. Vot nii tähtsad on meie vanemad. Mida enam on mõlemad vanemad lapse elus pildil, seda enam on võimalust kogeda erinevaid eeskujusid ja võtta oma ellu kaasa parim, mida mõlemalt võtta annab. Omavaheline võrdlemine on kõige suurem ajaraisk, sest vanemad ei peagi ega saagi olla sarnased. Lapse suhe ühe vanemaga võibki olla erinev suhtest teise vanemaga. Lapse jaoks on pigem rikastav see, kui ta saab ühe vanemaga ühtmoodi kogemust ja teisega teistmoodi kogemust. Nii arenevad tal erinevad oskused, tema minapilt ja suhestumine maailmaga. Keegi meist pole perfektne vanem ja kindlasti ei suuda me alati anda oma lapsele parimat või olla tema jaoks kohal, kuid loeb see, et me tõesti pingutame ja anname oma parima, mida sellel hetkel suudame ja oskame. Laps ei ole saanud valida, kas siia ilma sündida või mitte. See on olnud meie kui vanemate vastutus ja on oluline meil seda vanemlikku vastutust võtta ja seda kanda. Jah, see pole alati kerge, kuid kes ütleb, et vanemaks olemine peab olema kerge. Vanemaks olemine on teekond. Julgen öelda, et see on tohutu isiksuslik kasvamine. Just meie lapsed on need, kes sunnivad meid pidevalt õppima ja arenema, oma mugavustsoonist välja astuma. Partnerist saame lahutada, lastest mitte. Lapsed on meiega seotud elu lõpuni ja tegelikult elame me vanematena tahtmatult nende eludes veel kauemgi. Me kanname edasi seda, mida oleme ise oma vanematelt saanud ja enamasti tahame teha seda vähemasti sama hästi või veel pareminigi. Mustrid aga kipuvad korduma. Mida enam neid teadvustame, seda enam on võimalik neid muuta ja valida, mida teha teisiti. Seega, armas vanem,
sa oled oma lapsele tähtsam, kui sa arvad. Su laps ei pruugi osata seda teadvustada, veelgi vähem väljendada. See on sinu ülesanne seda sidet luua ja hoida. Ja pole hullu, kui sa ei oska, sest kunagi pole liiga hilja õppida. Kui tunned, et oled teinud vigu, andesta. Ja ma tean, et tihti on kõige raskem andestada just iseendale. Kuid parem tee seda juba nüüd, sest kunagi pole hilja asju muuta. Ja ole enda vastu hea, sest see on suurim heategu, mida endale ja oma lapsele teha saad. Vanema roll ja partneri roll on erinevad asjad. Jah, nad on seotud, kuid nad on erinevad. On äärmiselt oluline mõista, et valu ja kibestumus paari suhtest ei hakkaks mõjutama vanemlikku suhet lapsega. Seega, kui oled haiget saanud ja sul on valus, tegele sellega. Otsi endale abi, sest just nii näitad, et keeldud alla andmast ja oled tegelikult väga vapper. Ja andesta teisele poolele. Elu on liialt lühike, et kulutada seda vihkamisele ja teineteise ärategemisele. Lisaks võtab see väga palju energiat, mis võiks hoopis minna su lapsele, kes seda enam vajab. Usu, et sa oled tähtis. Sa ei pea olema täiuslik. Tegelikult pole armastusele isegi vaja, et vanem oleks täiuslik. Piisab, kui oled see, kes sa oled päris ja oled ehe. Ja usud, et oled parim vanem, kes su lapsel olla saab. Armas spetsialist. Kui tegeled lapsega, siis palun oska näha lapse taga tema perekonda. Seda terviklikku süsteemi, kust laps tuleb ja millest ta igapäevaselt elab. Peres on kõik liikmed omavahel seotud. See, mis juhtub ühe vanemaga, mõjutab teist vanemat. See omakorda mõjutab lapsi ja vastupidi. Seega, kui kutsud vanemat kohtumisele, ära piirdu vaid emaga. Kutsu isa ka. Ja kui seal on keegi veel oluline pereliige, kes vanema rolli täidab, siis tema. Vahel on mõni vanavanem, tädi või onu, kohati et olulisemgi kui vanem. Mida terviklikum on kaasatud süsteem, seda enam on lootust, et midagi on võimalik peresüsteemis liikuma panna. Pered on tihti palju tugevamad, kui me seda väljastpoolt arvame ja usume. Mõistke vanemaid, ka neid, kes esmapilgul tunduvad, et nad ei hooli ega taha oma last aidata. Enamasti on vanema käitumisel oma kontekst, oma taustalugu, mis on viinud selleni, kus nad parasjagu on ja kuidas nad käituvad. Vihane vanem võib olla tegelikult väga abitu vanem, kes lihtsalt enam ei jaksa. Ta ei oska oma abitust välja näidata, veelgi vähem midagi sellega peale hakata. Ükskõikne vanem võib olla vanem, kes tunneb juba kaugelt, kuidas järjekordne spetsialist hakkab talle hinnanguid andma ja tema ainus viis sellel hetkel on ennast välja lülitada. Sisemuses aga istub sügav kriitik. Ja ta on ise seda süütunnet endale juba aastaid sinna tekitanud. Seega usu, et sisemuses vanemad tegelikult hoolivad ja tahavad oma lapsele parimat. Lihtsalt vahel on nad ise sellelt teelt eksinud ja nad vajavad kedagi, kes aitaks nad tagasi sellele rajale, et nad ka ise hakkaksid endasse uskuma. Armas spetsialist, mõtle oma vanematele ja nende tähtsusele. Paratamatult tuleb ka sinu enda lugu sinu töösse kaasa. Ole sellest teadlik. Ja kuna ma tean, kui suure südamega sa oma tööd teed, siis ole hea ja ära unusta kõige selle suure töö juures iseennast, oma peret ja oma lapsi. Spetsialiste saab asendada, vanemaid mitte. Hoia ennast. Aitäh! Aitäh, Triin, niivõrd sooja ettekande eest. Sinu viimased sõnad panid mind mõtlema, et kohtad sa seda oma töös tihti, et meie ühiskond, kultuur ja võib-olla ka bürokraatia tegelikult ei oska hinnata, kui olulised on mõlemad vanemad lapsele. Paraku kohtan küll, jah.
ikka, kas koolitustel, kui me teiste spetsialistidega koolitusi teeme või nendega suhtleme, et see on keeruline koht, sest see töö tavaliselt, mida spetsialistid teevad, on väga raske ja kõige sellega seal toime tulla on väga keeruline ja sealt võib kaduda ära selline, kuidas ma ütlen, selline inimlik tunnetus, et näha nende vanemate lugusid, püüda neid mõista, isegi kui see võib olla väga raske. Et selline süsteemi nägemine, terviku nägemine ei ole alati lihtne. Kuidas sa ise oled tundnud, et millised on need kõige levinumad võib-olla vääruskumused, mis nagu inimeste seas see ei puuduta ainult ju otsustajaid, vaid ka pereliikmeid ennast, et millised on need kõige levinumad sellised müüdid, mis õõnestavad seda nagu pere terviklikku ideed? Kohe pähe tuleb näiteks, et elu peabki olema raske. Sest nii on kogu aeg olnud ja seetõttu ei osatagi nagu aru saada, et tegelikult võib ka teisiti, et õpitakse nii-öelda oma raskusi ja keerulisi suhteid normaliseerima. Siis kindlasti tuleb pähe, et oma asjadega tuleb ise hakkama saada. Abi küsimine on nõrkuse märk. Kindlasti tuleb veel meelde see, et oma tunnetest või oma pereasjadest tegelikult mõlemad pidi ei räägita. Need tuleb hoida endale. Oma tundeid ei väljendata. Nendega tuleb ise hakkama saada. Et selline tohutu tugev ise olemise, ise hakkama saamise müüt kohati tundub mulle küll, et on ikka veel üsna levinud. Mis on arusaadav, sest kui me mõtleme selle peale, kust me tuleme, sõjaaeg, vaesus, kõik see, siis me pidimegi ise hakkama saama. Aga see on nii oluline õppida aru saama, et mõned asjad muutuvad ja müüti tuleb osata vaidlustada, sest elu muutub ja me peame kohanema ja paindlikult neid asju võtma. Aga nendest mustritest, millele sa ka vihjasid, et mis on sinu meelest ühed sellised korduvad eestlastele omased mustrid, mis lahutavad lapsi ühest või teisest vanemast? Korduvad mustrid. No, kuidagi see, mida mina kipun oma peredega töös nägema, on ikkagi see, kuidas üks vanem, kuidas see nagu läheb mitme põlvkonna lõikes, et kuidas vanematel omavahel on keeruline paarisuhet luua, siis üks vanem keskendub väga palju lastele, väga klassikaliselt see kipub olema ema. Isa tunneb siis ennast kõrvalejäetuna, otsib lohutust kas tööst, alkoholist, kõrvalsuhtest ja sellisel juhul see väga lastega seotud ema, väga tihti on sealt perest lastel väga keeruline lahkuda, eristuda, eralduda noore täiskasvanuna. Ja siis need lapsed jäävad mingis mõttes sinna oma päritolu pere lõksu. Võtavad sealt vastutust, mida nad üldse enam ei peaks võtma ja neil on väga raske siis minna oma elu peale ja olla oma laste jaoks kohal, sest nad on liiga palju toetamas oma vanemaid ja neil on väga vähe siis energiat ja ressurssi oma lastele ja tegelikult see võib nagu korduda, et see energia liikumine mingis mõttes on nagu vale pidi. Kas see võib olla ka siis see koht, et tegelikult emade enda siis nii-öelda perspektiivist nagu sõltub palju, et kas nad nagu näevad seda ohtu, et nad loovad oma süsteemi, sellise kinnise süsteemi, neil ongi raske ja see aitabki edasi, aga sellega nad ka niimoodi võib-olla takistavad siis võib-olla paarisuhet, aga ka siis laste arengut. No ma arvan, et emad ei tee seda üksi. Siin on mõlemal vanemal ikkagi oma panus. Et emad saavad seda teha, sest teine pool nii võimaldab. Isad lepivad, kohanevad, jätavadki nii olukorra. Et ma arvan, et nad ikkagi teevad seda tantsu, nad tantsivad ikka mingis mõttes, kui nii öelda, et nad kahekesi, et mõlemal on oma roll. Me kuuleme täna siin hästi palju, et jutt käib partneritest ja sellisest tuumikperest, aga tegelikult on ju ajalooliselt perekond midagi palju laiemat ja inimene on alati kogukonnas kasvanud. Ja kas pole nii, et paljud nagu mured või mustrid nagu võimenduvad tänu sellele, et pered on tegelikult väga isoleeritud, eriti nüüd tänasel epideemia ajastul? Ja kindlasti.
sest kui ma praegu mõtlen mõnele oma kliendile, kes ikkagi on keskeas, siis isegi kui talle oma vanematest on meeles see, et nad olid väga palju tööl, siis neil olid vähemalt vanavanemad, et oli keegigi, kes oli kohal, kes oli nende jaoks olemas ja see tegelikult on väga-väga oluline. Et see kogukonna roll kindlasti on aastatega vähenenud ja ma arvan, et no eks sellel on oma miinused. Kus läheb see piir, et laps vajab mõlemat vanemat, aga tihtipeale me oleme katkised. No, igalühel on midagi, mis vajab parandamist, milles tal on vaja areneda. Aga see katki olek võib ka ekstreemne olla, et kui vanem on psüühiliselt tasakaalutu, võib-olla isegi kuritegelik. Kas ka sellisel juhul oleks vaja toetada lapse ja vanema suhet? Ma arvan, et see esimene küsimus, mis mul pähe siis tuleb, et kas lapse elu on ohus, et kui turvaline on lapse jaoks selle vanemaga koos olla. Et see lapse ohutus on number 1. Et see, kui vanem on ebastabiilne, ma ei tea, on ta väga depressiivne, on ta väga ärevushäirega, siis see ei pruugi tähendada seda ju, et ta lapsega koos olles kuidagi lapse elu ohtu saab. Et seda peab tõenäoliselt alati väga individuaalselt siis hindama seda konkreetset lugu. Sest ma olen ka näinud neid juhtumeid ikkagi peredega töös, kus väga keerulises olukorras vanemad, mõeldes oma lapse heaolu peale, otsustavad midagi oma elus teha teisiti. Kas otsida abi, hakata oma haigusega tegelema, midagi muuta, sest ta näeb, et sellest oleks väga palju abi tema lapsele. Et lapsed on teinekord väga oluline motivaator. Meie publikus tuli küsimus, kas isata kasvanud lastel on rohkem tulevikus suhteprobleeme kui mõlema vanemaga koos kasvanud lastel? Kui nüüd keegi tahab vastuseid uuringutena, siis neid ma ei oska siin kohe öelda, aga mina ei paneks seda nii konkreetselt sõltuvusse, sest ma arvan, et isegi kui isa on seal peres olnud, kohal olnud seal peres füüsiliselt, siis see ei tähenda ju tegelikult seda, et ta on emotsionaalselt lapse jaoks seal kohal olnud, et ta on lapsega koos midagi ette võtnud. Sest meil võib olla tõesti neid peresid, kus on kõik pereliikmed kohal, väliselt tundub, et see pere on ideaalne. Aga see ei garanteeri seda, et see laps ka tunnetab selle isa olemasolu ja et see isa panus on talle nii suur. Sest teinekord võib olla vanem, kes kasvatab üksi oma last ja ta on suurepärane vanem, sest tal on palju positiivset, tal on palju hoolivust, mida oma lapsele anda. Et see arvan väga palju sõltub sellest, mis see kvaliteetaeg või mis on see vanema panus koos lapsega, milline see suhe on. Ja viimane küsimus, kuidas lapsega kontakti taastada, kui on täielik võõrdumine? Kas on mingi lapse vanus, milleni jõudes on liiga hilja? Kunagi pole hilja. Ma olen taastanud ka pereteraapias näinud suhete taastamist täiskasvanutena, kus õpitaksegi kõigepealt teineteisega tuttavaks saama. Sest ei saa eeldada, et nüüd ma leian oma aastate pärast oma isa üles ja ma kohe nüüd olen tema embuses ja meil on kohe kõik hästi, ei ole. Siis ma õpin teda tundma, kes ta üldse inimesena on. Et see algab väikestest sammudest. Aitäh, Triin. Ja tänu tahaks sulle ka väike kingikotikene Tanel Veendrelt. Aitäh.